Tere hommikust kõigile ja meil on lihtsalt taaskord võimalus lihtsalt olla osaduses, võtta üks aeg Jumala jaoks ja lihtsalt otsida teda, vilistada teda ja ma kõigepealt lihtsalt jagaksin mõned mõtted, mis on minul tekkinud selle eriolukorra aja jooksul ja siis teeme palve ja siis saame lihtsalt vilistada. Ja lihtsalt ma täiega julgustan teid nagu olema avatud Jumalale ja lihtsalt küsige Jumala käest, mida sina tahad öelda mulle täna, mida sa tahad öelda, kuidas võib-olla mida ma saan teha või kas on midagi, kuidas ma saan kedagi julgustada või kellegi eest palvetada, sest nagu lihtsalt oleme avatud talle ja lihtsalt otsime teda, ta on nagu parim ja tal on lihtsalt nii palju meie jaoks. Ja ühesõnaga, mul lihtsalt olid mõned sellised mõtted, et nagu kui on see eriolukord, siis nagu osades kohtades või osadel inimestel, kes nagu, ma ei tea, ei tunne nii hästi Jumalat, siis neil nagu tekib selline hirm või paanika ja lihtsalt, siis ma lihtsalt mõtlesin selle peale, et aga Jumala sõna ütleb, et kõik tuleb kasuks neile, kes Jumalat armastavad. Nii et tegelikult me ei pea nagu kartma või me ei pea olema hirmul, et lihtsalt meis võib olla see rahu ja lihtsalt meie lähedased ja meie sõbrad, kui nad nagu näevad seda rahu, mis on meie sees, kas siis kuulevad näiteks, kui me räägime nendega telefonis või mis iganes. Ma usun, et juba see kui Jumal nagu paistab meist välja ja kui meis on see Jumala rahu ja kui see paistab meist välja, juba see tegelikult võib puudutada kellegi südant. Et lihtsalt võtame vastu selle rahu ja selle armastuse, lihtsalt kõik selle, mida Jumal tahab anda meile. Ja lihtsalt teame seda, et me ei pea kartma. Ja siis teine asi oli see, mis mul tuli lihtsalt, Jumal ei ole andnud meile arguse vaimu, vaid väe ja armastuse mõistlikkuse vaimu. Ja see on 1. Timoteuse 1:7. Minu arust on täiega võimas kirjakoht. Minu arust on nii hea kirjakoht just praegusel ajal ka, sest on nii oluline teada, et Jumal on andnud meile väe ja armastuse ja mõistlikkuse vaimu. Ja see on nii võimas. Meil on lihtsalt vägi Jumalas ja me oleme tugevad temas ja me lihtsalt saame alati panna oma silmad talle ja lihtsalt panna oma lootuse talle ja lihtsalt paneme täna ka oma silmad talle ja oma lootuse talle. Ja ma lihtsalt jagaksin teiega väikese tunnistusega oma elust, mis juhtus hiljuti. Hiljuti mul oli mõni päev tagasi, mul oli hästi tugev peavalu. Ja siis ma lihtsalt palvetasin, et ajad see aja läheks ja siis ma sain tunnetuse, et hakka lihtsalt keeltes palvetama. Ja siis, kui ma hakkasin keeltes palvetama, siis see peavalu lihtsalt kadus täiesti ära. Ja siis ma lihtsalt mõtlesin vau, Jumal on nii hea. Ta vastab isegi meie väikestele palvetele, ta vastab isegi meie arust võib-olla mingitele sellistele tühistele või mõttetutele palvetele. Ja ma usun, et ta vastab ka palju enam meie suurtele palvetele, sest ta on hea isa, et ta nii armastab meid, et ta nii hoolib igast ühest. Ja see on lihtsalt nii oluline teada seda ja ma usun, et Jumal tahab puudutada sind ka, kes sa vaatad seda ja Jumal tahab kõnetada sind ja ta tahab üles ehitada sind. Ja ta lihtsalt, tal on nii palju head ja ta lihtsalt tahab jagada seda neid ande ja neid asju meiega või anda neid meile. Sest meie oleme Jumala lapsed ja seega me oleme tema pärijad. Ja see on nii äge, sest Jumal on hea ja ta on võimas ja see on privileeg lihtsalt tunda teda. Ja ma usun, et Jumal liigub täna ja ta liigub teie kodudes ja lihtsalt, et ta tahab teid puudutada ja kõnetada. Aga ma palvetan veel ja lihtsalt siis saame ülistada ja olla avatud Jumalale ja lihtsalt otsida teda. Jeesus, me lihtsalt täname sind selle teenistuse eest. Me täname sind selle aja eest, mis meil siin on täna koos sinuga.
Jeesus, me lihtsalt tõesti anname kogu selle aja sinu kätte. Jeesus, ma palun, et sa lihtsalt võiksid liikuda oma püha vaimuga ühel loomulikul viisil lihtsalt selle ekraanide taga, nendes kordades, ükskõik millistes kohtades. Jeesus, ma palun, et sina liiguksid, ma palun, et sinu püha vaim liiguks. Jeesus, ma palun, et sa lihtsalt puudutaksid neid südameid. Ma palun, et võib-olla, et kui keegi vajab värskendamist ja sellist uut värskust, siis Jeesus, ma palun, et sina tuleksid lihtsalt ehitaksid üles ja tuleksid oma värskusega, lihtsalt tooks uus värskus. Jeesus, ma palun tõesti, ma kuulutan sinu värskust lihtsalt iga inimesele, kes seda vaatab. Ja ma lihtsalt palun, et sa avaksid meie südameid ja meie kõrvad ja meie vaimsed silmad võiksid olla avatud. Aita meil lihtsalt hoida oma silmi sinu igasugustes kriisiolukordades, mis on meie eludes ja raskustes. Jeesus, ma tänan, et me võime hoida oma silmi sinu. Ma tänan, et sa ei pea meid eale saad. Ja ma tänan, et sa ei hülga meid eale. Sa oled meie kõrval ja sa oled andnud meile oma vaimu ja sa oled nii imeline. Sa oled andnud meile väär ja armastuse ja mõistlikkuse meile vaimu. Jeesus, aitäh sulle selle eest. Jeesus, lihtsalt ma tõesti palun, et sa võiksid kõnetada meid täna, et sa võiksid puudutada meid täna. Palun, et sa võiksid üles ehitada igat ühte, kes seda vaatab. Jeesus, ma tänan, et seda on nii palju meile anda ja me oleme siin sinu jaoks ja me lihtsalt paneme ennast sinu ette ja me lihtsalt anname kõik sulle kõik need mõtted, mis on meie peas sellest argipäevaelust või igapäevaelust kodudes. Jeesus, me lihtsalt paneme need sinu ette maha ja me paneme praegu oma silmad täielikult sinule ja me lihtsalt võtame ühe aja, et ülistada sind ja ma palun Jeesus. Lihtsalt me igatseme sind ja lihtsalt tule poole. Tule puuduta lihtsalt poole iga ekraani taga oma püha vaimuga, oma armastusega, oma rahuga. Ma kuulutan ühte täielikku rahu, ühte vabadust täielikult Jeesuse Kristuse nimel lihtsalt iga inimesele, kes seda vaatab ja ühte ka tervenemist Jeesuse nimel, et kui kellelgi on mingi valu või mingi koht, mis on haiges Jeesus, ma palun, et sina lihtsalt oma tervendava väega just nüüd lihtsalt liiguksid ja tervendaksid täielikult Jeesuse Kristuse nimel. Jeesus, ma tänan, et sa oled parim ja ma tänan, et sa oled vabastaja, sa oled tervendaja. Ja sinus on vabadus ja sinus on rahu ja sinus on meie tugevus ja rõõm. Ma palun lihtsalt, et ka meil võiks olla rõõm ja rahu ja lihtsalt, et sina võiksid paista meist välja ja sellel karantiini ajal ja lihtsalt ma palun kasuta meid nii, kuidas sa saad. Jeesus, me oleme astid sinu ees ja me vajame sind. Ja me alistame ennast sulle, lihtsalt võta meid ja kasuta. Jeesus, lihtsalt, kas kedagi üles ehitades, julgustades, mida iganes, Jeesus, lihtsalt me usaleme kõik sinu kätte ja me anname ennast sulle üle, Jeesus. Tänu sulle kõigest, tänu sulle, et sa oled nii hea. Ja lihtsalt las see igatsus kasvada meie südames, las see näinud jamu kasvada veel ja veel enam. Lihtsalt tule oma värskusega, tule oma püha vaimu tulega, lihtsalt tule täida meid Jeesus. Jeesus, me tunnistame, et me vajame sind ja lihtsalt me vajame seda, et sa täidaksid meid ja oma püha vaimu väega lihtsalt üle loomulikult. Lihtsalt las see pooleti üle meist Jeesus. Jeesus, tänu sulle kõigest. Amen. Ja nüüd me saame lihtsalt ülistada koos. Oled sa, kui kuulsin ka õrna soos
täiuslik kõiges, mis teed. Oled 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 täiuslik kõiges, mis teed. See, kes on meie tõeline varjupaik, sina oled meie kindlus, Jeesus. Ja ei ole kedagi teist kui sa. Ja sina oled meie päästja. Ja sina oled see, kes päästab meid ära kurjast ja päästab meid ära kõigest, Jeesus. Ma tänasin sellest, et sa oled nii hea ja ma tänan, et ei ole mitte kedagi teist sellist kui sina. Jeesus, lihtsalt me tõstame sind oma eludes nagu tõesti kõrgele ja lihtsalt, kui on midagi muud, mis tahab nagu võtta sinu kohta, siis Jeesus, me paneme sind praegu
valitseva olukorra tõttu on siis hetkel Nevikaare kiriku pühapäevased jumalateenistused jälgitavad Facebookist Nevikaare kirikut ja YouTube'ist siis kasutajad Ringvaade ehk siis youtube.com/user/Ringvaade ja pühapäeval on siis kell 17:30 jälgitavad pereraadiost ja siis selle aadress on www.pereraadio.com/pildiraadio/ ja esmaspäeval kordusena kell 17:00 Kuressaare Pildiraadiost. Ja siis ühesõnaga igasugused nende kodugruppide juhid ja kõigil nendel me lihtsalt soovitame kasutada tehnilisi vahendeid, sest see on hea võimalus, kuidas olla osaduses ja lihtsalt olla üksteisega koos palvetada ja lihtsalt pidada osadust. Aga need olid siis teated. Ja nüüd ma kutsuksin siis üles Tõnu Isile, kes siis jagab meile tänast Jumala sõna ja lihtsalt seda, mida Jumal on pannud teema südamesse. Nii et olge avatud ja lihtsalt, ma olen sõbrale. Tervitus siis kõigile Pildiraadio vaatajatele ja kuulajatele. Kõigepealt palvetame. Isapäevas, me täname sind iga olukorra eest, mis meie elus on, isand. Sest sina oled kuningate kuningas, isandate isand ja Jeesus, sinule peavad kõik keeled peavad tunnistama, et sina oled isand. Kõik põlved peavad nõtkama sinu ees. Me täname, et ükski olukord ei ole sinule teadmata, isand. Ja kui sa oled lasknud seda tulla, isand, siia maailma, isand, ma usun, et see on teatud otstarbeks ka Jeesus, me ülistame sind, isand. Ja me palume, isand, anna meile tarkus ilmutuse vaimu sinu tunnetuses, et me teaksime, mis lootus see on, milleks on meid kutsunud. Ja mis on sinu pärandavurikkus püha sees. Isand, mis on sinu ülemäära sul vägi meie suhtes, kes me usume sinna jõudupäevase nõul, millega sa olid nõu Kristuses, kui sa tema surnust üles äratasid ja asetasid oma paremale käele taevas üle kõigi valitsuste ja võimude ja vägede ja üle iga nime, mida nimetatakse mitte ainult selles, vaid ka tulevases maailmas ja panid tema peaks kogudusele, kes on selle täius, kes kõik kõige eest täidab. Issand, me palume tõesti õnnistust igale Pildiraadio vaatajale. Kui sul on probleemi, siis sa võid otsida oma ligiduses oleva venna või öö ülesse, kes tunneb Jeesust ja koos palvetada ka läbi telefoni, läbi interneti. Nii et issand, me täname sind, et sina oled meiega, sa oled meie maa jätnud, sa oled meid eemale heitnud, vaid sina oled meiega. Ava sõna uks ka issand, et su sõna võiks olla elav ja terav ja vääriline. Amen. Kui praegu on selline olukord, nagu maailmas on, siis läbi ajaloo ei ole tegelikult sellist olukorda olnud, kus üle maailma on kõik kirikud ja kogudused ja on nagu kinni. Aga on olnud ajad, kus teatud riikides on sellised asjad olnud. Ma olen vaadanud neid salvestisi, kui Nõukogude Venemaal oli programm, kus täiesti 5 aastat, kui programmi oli võetud, kui palju kristlasi peab ära hävitatama ja lubati näidata viimast kristlast televiisori kaudu veel. Nii et seal oli praktiliselt, kes olid elavad kristlased, need olid kõik põlu all ja pandi vanglatesse ja paljud inimesed olid vanglatesse, olid rasketes olukordades. Ja kui meil täna siin on vennad ja õed, on päris ligidal, me saame nendega läbi telefoni, läbi videokanalite saame võtta osalust, siis ma usun, meie olukord on väga hea võrreldes sellega, kui inimesed pidi istuma 10 aastat kinni oma usuveendumuste pärast ja ikka hoidma kinni sellest, mida nad olid oma südamesse võtnud, läbi käima piinamist, läbi käima raskustel. Aga täna on meie olukord selles suhtes palju parem. Aga ma usun, et iga selline raske olukord on millekski
nagu mõeldud tegelikult. Et Jumal ma olen vaadanud, on tormid siin maailmas. Kui torm on, siis tavaliselt see torm tekitab meile võib-olla ebameeldivusi. Ma vaatasin hiljuti paar nädalat tagasi oli üks torm ja oli ühel katuselt ära kiskunud, teate, nii tahvlid mitte tükki. Ja see tähendab, need majaehitajad pidid vaatama ringi selle katusehituse, nad midagi olen õrgalt teinud. Ja ma usun, et meie eludes praegu, kristlaste eludes on see aeg, kus me tegelikult peame üle vaatama oma elu, üle vaatama oma prioriteedid, üle vaatama need asjad, millele me toetume, üle vaatama oma elu, võib-olla kitsaskohad, üle vaatama, sest Paulus ütleb niimoodi, et me läbi mitme raskuse peame minema Jumala riiki. Nii et võib-olla need kristlastele on harjunud väga kerge eluga, väga laadne ja laheda eluga, aga võib-olla on meil ka oma elus vaja mingisuguseid muutusi teha. Ja ma loen Jumala sõna. See on laul 1. Õnnis on inimene, kes ei käi öövete nõu järele, ega seisa patuste tee peal, ega istu pilkajate killas, vaid kel on hea meel Jehova käsuõpetusest ja kes hullib ta käsuõpetust ööd ja päevad. Siis ta on otse kui puu, mis on istutatud veeaeda äärde, mis oma vilja annab omal ajal ja mille lehed ei närtsi ja kõik, mis ta teeb, läheb korda. Ja ma loen ka Jeremia 17:8. Tema on otse kui vee äärde istutatud puu, mis annab oma juuri oja kaldal, ega karda, kui palavus tuleb, vaid ta lehed on haljad ja põuaastal ta ei muretse ega lakka vilja kandmist. Me võime vaadata seda aega praegu otse ühte põuaastat tegelikult. Ja nüüd me võime vaadata, kui sügavale me oleme Kristusesse oma juured elanud, kui sügavale me oleme meie juured, sest tavaliselt, kui need tormid ja tuuled käivad, siis paljud puud, kellel on sügavaid juuri, see lihtsalt torm ajab nad ümber, lihtsalt korrab ära. Ja pärast võime vaadata, et juured olid päris maapinna ligidal. Aga Jumala sõna innustab meid ja julgustab meid, et me juurduksime Kristusesse. Ja ma usun, täna on see aeg, kus me paljud inimesed võivad tegelikult need korrektiivid teha elu, kui Jumal on sind valinud ja Jumal on sind kutsunud tegelikult. Jumal on andnud sulle ühe eesmärgi või ühe plaani siin öelda, ühe saatuse, ütleb niimoodi. Kui palju tegelikult saatusest, siis Jumal on meie saatuse tegelikult andnud meie kätte. Paljud asjad on meie käes tegelikult, meie saatusest. Kuidas me kujundame seda poolt, mida Jumal on meeletanud, sest Jumal on meile andnud vaba tahte. Ja kui ma vaatan piiblist, siis näiteks Joosep, kui Jumal andis temale saatuse, et Joosep, sa saad valitsema nende oma vendade üle ja oma perekonna üle ja sa saad olema keegi, kes on kõrgel kohal, siis see oli ju vahepealne asi. Jumal andis selle ühe osa andis Joosepi kätte ja Joosep läks nendest olukordadest läbi ustavalt tegelikult. Ja täpselt samamoodi on täna ka Jumal küsib meie käest, kui ustavalt meie läbi nendest olukordadest läbi, mis meie elus on tegelikult. Kui Joosep oleks alla vandunud olukorras, kus see pealiku naine käis talle nii-öelda peale ja tahtis teda tõmmata abielu rikkumisse. Joosep jäi ustavaks tegelikult, oma Jumal jäi ustavaks sellele kutsumusele, sellele saatusele, sellele plaaniga, mis oli tema elus ja ta ei olnud alla. Ta teadis, et tegelikult see oli tagajärjel kannatus, aga ta ei olnud alla ja ta läks sellest läbi tegelikult. Ja samamoodi on meie eludes ka ükskõik, mis meie elus ei juhtu tegelikult. Jumal on üks hea plaan, ükskõik millistest olukordadest me läbi täna ei lähe tegelikult. Jumal on üks hea plaan, kui me jääme ustavaks temale. Ja sellepärast ongi need katsumusajad. Ma lugesin Hiobi raamatut tegelikult ja ma ei ole Hiobi raamatut väga palju nii lugenud vahel, aga
Hiobi raamatus on ka 34. peatükk. Seal ta räägib, miks Jumal vahel ka korrigeerib meid. Ja 34.14 Piibel kirjutab siin nii, et sest Jumal kõneleb ühel ja teisel viisil, aga seda ei märgata. Unenäos, öises nägemuses, kui sügav uni inimest valdab, voodis sõipudes, seal taob inimeste kõrvad ja vapustab neid hoiatustega, et inimest pahateost eemal hoida ja mehe kõrkust katki raiuda, et säästa tema hinge hauast ja tema elu odaotsa jooksmast. Ka manitsetakse teda valu läbi voodis ja keskkontide köhetusega, siis muutub vastikuks ta elule leib ja hingele maju soov. Ta ihu köhetub nähtamatuks ja ta luud, mida näha ei olnud paljastunud. Nõnda ligineb ta hing hauale ja ta elu sellele, mis toob surma. Kui aga tema jaoks on ingel, eestkostja 1000, kes kuulutab inimesele, mis tema kohus on ja annab temale armu ning ütleb, vabastada teda hauda minekust. Ma olen lunaraha saanud, siis muutub ta ihu noorusest pehaks, ta pöördub tagasi oma noorea päevadesse. Ta palub Jumalat ja sellel on temast hea meel. Ta saab hõisates näha tema palet ja tema annab inimeselt tagasi ta õigused. Ta laulab siis inimeste ees ja ütleb, ma tegin pattu ja väändasin õigust, aga selle eest ei tasutud mulle kätte. Tema lunastus on õige hauda minekust ja ma elu saab valgust näha. Nii et sellistes olukordades vahel, kui me elu nii kiire, et meil on aeg maha võtta, meil on nii palju plaane elus paika pandud, aga ma usun praegu, kui elu on tõmmanud paljud inimesed rajad maha, siis on üks aeg võtta lihtsalt Jumala jaoks aega ja otsida Jumala palet, nii kui ta annab palga neile, kes seda otsivad. Nii et tema palk on ainult nendele, kes seda otsivad. Mitte niisama, et ma lihtsalt olen kuidagi. Ja ma usun, et nende otsimiste sees Jumal vahel korrigeerib meie suundaga ja see on väga hea. Küsimus on üldse selles, et Jumal seda pahaks näeb, vaid kui me tahame käia õiguse rööbastes, siis on vahel korrigeerida meie suunda. Sest inimlikult me ei näe, mis on tegelikult hea, aga Jumal teab kõige parem, mis on meie jaoks hea, sest Jumal armastab meid. Jumal tahab, et meie elu võiks olla viljakas, et meie elu võiks kanda teiste inimeste jaoks ka vilja. Me oleme Jumala rahvas. Ja Jumala rahva, kui me vaatame läbi Piibli, kui me vaatame läbi mitmete Jumalameeste elu, siis me võime öelda, et Jumala rahva saatus ei ole mitte selline, nagu on selle maailma saatus. Jumala rahva saatus on alati teistsugune kui selle maailma inimeste saatus tegelikult. Jumal on meid valinud ja kutsunud. Me käime läbi selle maailma koos ka samadest raskustest, kus see maailm, aga meie nagu see välja tulemine ja meie lõpp ei ole mitte selline nagu sellel maailmal. Kui me vaatame Piiblist näiteks, kui eelmine ajal oli 3,5 aastat oli nälg Iisraeli maal, siis kogu Iisrael tegelikult kannatas see nälga. Ja kannatas ka need inimesed, kelle kohta Jumal ütles, et ma olen jätnud 6000 või 7000, palju oli inimesi, olen jätnud üle, kes ei ole kummardanud paali ees. Nii et ka need inimesed kannatas tegelikult nälgu koos maailmaga, aga nende inimeste see osa pärastpoole oli hoopis teistsugune. Täpselt samamoodi, kui Iisrael viidi ka pagendusse, siis need inimesed, kes olid Jumala ees, olid õiged, ka noored mehed Daniel ja tema sõbrad, need viidi ka pagendusse. Nad ka pidid kannatama, aga nad läksid sellest läbi, Jumal oli nende jaoks seal paigas ka üks plaan. Nii et kui me oleme Jumala rahvas, siis alati Jumal on meie jaoks üks plaan. Selline plaan, mida see maailm ei mõista tegelikult. Kui me vaatame Abrahami, ilma Jumalata, Abraham oleks olnud üks lasteta mees, kellel oleks mingit rõõmu olnud tegelikult. Aga Jumal andis nad tõotuse võja. See oli sellepärast, et ta käis koos Jumalaga. Ja täpselt samamoodi Jumal annab meile sellist asja, mida see maailm ja mida inimlik mõistus ei suuda palju korda mõista. Mida inimlik mõistus ei suuda paika panna. Ja kui me vaatame Piiblist ka ühte naist Hannat, lasteta naine, keda see kaasnaine solgas ja kes oli tõesti mures ja masenduses ja ta läks Jumala ette ja inimlikult võimatu lugu lapse saada.
Sest paljud inimesed ta läks Jumala ette ja palus. Ja see, mis inimlikult oli võimatu, sündis tema elus. Ta sai mitmete laste emaks. Ja temast sündis üks kuulus prohvet Samuel. Nii et kui me vaatame neid mehi, kes on siin maailmas käinud ja näiteks kui me vaatame Moosest. Moosel oli inimlikult päris hiildav tulevikule ette nähtud. Ta oli tütre kasupoeg. Ta oleks võinud seal Iisraeli põjas saavutada suurt edu. Ta oli tark mees ja hea õpetuse saanud, hea koolihariduse saanud parim tollel ajal. Ja tema Iisraeli kõik need varandused olid tema jaoks tegelikult kõrval pandud juba ja hea positsioon ja mugav elu. Aga Mooses vaatas selle peale, mida Jumal nüüd talle anda. Mooses vaatas Kristuse peale tegelikult. Ja ta arvas kõik need maised asjad arvas nii pühmiks, nagu Pauluski. Ta vaatas, see ei ole väärt sellega, mis tegelikult Jumalaga koos mul on. Ja samamoodi nagu Pauluski, Mooses läks läbi mitmetest katsumustest. 40 aastat me võime öelda, et raisatud elu tegelikult. 40 aastat kuskil kõrbes Mooses oli oma lammastega seal ja mitte mingit perspektiivi sellest, kui ta tegi lõpuks ainult mäe, eks ole. Aga me näeme tegelikult, et Jumal oli valmistamas hoopis teistsuguse saatuse, kui inimesed arvasid sellest mehest. Ja selle mehel oli suur saatus, ta võis Iisraeli rahva välja tuua Egiptusest. Ta võis need mehed viia sinna tõotatud maa piirile. 40 aastat olla kõrbes juhtida selle rahvast. Nii et hoopis teistsugune saatus. Ja täna ka Jumal meil on hoopis teistsugune saatuse. Ja me näeme oma elus paljudel kordadel. Mul oli ka siin üks tunnistus, ma ühel päeval käisin autoga, tegin päris pika reisi, mul oli teatud kaup ühte kohta viia. Ja kuna see oli pealõuline aeg ja selline kevadene päike ja ma tunnen, et lihtsalt unidlad peal, ma ei suuda sõita. Ma jätsin auto seisma ja oli natuke aeg seal ja ikka uni pealt ära ei lähe. Ja vaatasin, et ma kannatan minna ära kuidagisi. Ühel hetkel ma olin äkki magama jäänud. Ja paremal pool autost käis selline tohutu pauk äkki. Ja muidugi ma instinktiivselt tõmbasin kohe vasakule ja sain tee peale ja pärast ma läksin vaatama, mis siis oli tegelikult. Olin peegliga sõitnud täpselt vastu seda tee ääre posti, mis on plastmass post ja seal oli natukene väga vähekene puudu, tee äär oli selline lumelörts ja selline libe täiesti ja väga vähe oli puudu, et ma peaks kraavi sõitma, see oli päris sügav kraav. Ja muiduks jämmatasin kohe mõne ära, aga ma nägin, et see oli täielikult Jumala arm tegelikult. Et ma läksin peegliga, sõitsin selle postilastesse, postilide vahe on nii pikk, et peaks võid igal ajal saab postilast mööda sõita ja lihtsalt kraavi sõita. Aga ma näen, et kui ma olen Jumal oma, siis minu saatus on teistsugune tegelikult. Minu saatus ei ole kraavi sõita, vaid Jumal hoiatab mind ka tegelikult. Ka isegi kui ma olen eksinud, et ma jäin tõesti tukkuma. Nii et me näeme, et see saatus on meile ja ka isegi haiguste sees meil on saatus tegelikult vaadata Jumala sõna peale, vaadata nende tõotuste peale, mida Jumal on meile andnud oma piibli kirjas. Ja me näeme, et meie saatus ei ole tegelikult hirmu tunda. Hingevaenlane tahaks meil hirmu tuua. Hingevaenlane tahaks hirmu tuua. Ja kui me vaatame piiblist ütle suuremat prohvetit Eeliat, kes oli võimas prohvet, kes võitles paari prohvetit, kes palus Jumala tule taevast alla ja see tuli ja sõi ohvri ära ja puud ja kivid ja vee sealt ümbert ja ta selle tulemusel ta küsis, miks te lunkate vahevarguga Iisrael, kumba tahate teenida, kas Jehova on Jumal või Baal on Jumal ja nad võtsid paari prohvetit kinni ja hukkusid nad. Aga peale seda Iisrael saatis talle sõnum, et Jumal tehku minuga üks kõik, mis sa, kui sul on veel pea otsa jääb. Ja üks hirm tuli Eelia peale. Hirm, mida hingevaenlane toob. Ja täna ka, kui on
see haigusväeg, siis hingevaenlane tahab ka palju korda inimestele hirmu tuua. Aga Jeesus ka tegelikult, Jeesusel tahab samamoodi hirmu tuua. Ja kui me vaatame, see on Luuka evangeelium ja 13. peatükk ja 31. salm, siis siin on kirjutatud, samal tunnil tulid mõned fariseid ja ütlesid Jeesusele, välja ja mine siit ära, sest Herodes tahab sind tappa. Jeesus ütles neile, minge ja ütelge sellele rebasele, vaata, ma ajan kurja vaime välja ja teen terveks täna ja homme ja 3. päeval ma jõuan eesmärgile. Siiski ma pean veel lendama täna ja homme ja tänahomme, sest see ei sobi, et prohvet saab hukka mujal kui Jeruusalemmas. Nii et hingevaenlane tahtis ka Jeesusele hirmu tuua. Aga Jeesus tegelikult teadis, kus see hirm on pärit. Et selle hirmu taga ei mitte ainult Herodes, vaid hingevaenlane tahtis Herodese kaudu tuua talle hirmu. Ja Jeesus siis vastutas, et minu töö on lõpetatud. Ja ta ei jäänud hirmu, aga tänapäeval väga palju, ma vaatasin oma töökaaslase seal, et kui inimestel ei ole mitte millegi toetada, kui inimestel ei ole toetada Jumala sõnale, siis nende elud oleks hirm. Ja ma ei räägi mitte sellest, et me peaksime olema kained ja võib-olla tõesti maski kasutame ja kasutame neid kätepesuvahendeid ja hoidma ennast, eks ole. See on normaalne tegelikult, eks ole. Aga lihtsalt, kui sa näed, et inimestel tuleb hirm, siis see on teistmoodi. Et see halvab, see halvab inimese tegelikult. Ja nii, et kui me täna vaatame neid olukorda, meie olukord ei üldse tegelikult halb. Aga küsime nüüd selles, et kas ma vaatan oma elu nagu tervikliku pilgiga üle ja vaatan seda, kas mu elus on võib-olla vaja midagi muuta äkki. Võib-olla ma olen oma elus kuskil mingile asjale panna suuremat rõhku. Võib-olla mu elus on vaja mingisugust korrektiivit teha ja vaadata, millele on mu elu rajatud tegelikult. Siin on Jesaja kirjas on üks kirjakoht, kus Jumal räägib prohveti kaudu, et kuidas puidust tehakse jumalaid ja inimene küpsetab selle peale, küpsetab oma toitu ja siis ta saab sooja sealt ja Piibel ütleb, jäänustest teeb Jumala. Et me võiksime vaadata oma elu sellega üle, et meie elu ei ole ainult toidu küpsetamine ja sooja saamine ja siis Jumal saab nii-öelda jäänusele Jumala, vaid Piibel ütleb, et esmavili kuulub Jumalale. Meie esmaand kuulub Jumalale. Meie südame esimesed asjad kuuluvad Jumalale. Ja paljud korda on ka võib-olla isegi finantsi poole pealt tegelikult, et toetada ka seda tööd, mida Jumal tahab teha. Et sellepärast ka ma kutsun üles, et vaatama need pooled oma elu üles, et võib-olla teinekord meil ei ole kerge kuulata sellist korrigeerimisjutust, aga ma usun, et me kõik vajame vahel korrigeerimist. Ka autosõiduga vajame korrigeerimist. Ka oma eluga edasi me vajame korrigeerimist. Ja Piibel räägib, et Jumal on see, kes meid distsiplineerib. Jumal on see, kes meid suunab ja hoiab ja Jumala sõna on väga paljudes kohtades on tegelikult distsiplineeriva hoiakuga ja me näeme ja me ei pea võtma seda distsiplineerivat hoiakut mitte kui sellise karmi karistusena, vaid me võime näha sellest Jumala hoolitsust meie eest. Et me ei läheks valele teele, et me ei läheks temast kaugele, me ei läheks, sest Jumal igatseb tegelikult ja soet ja osadust meiega. Ja igatseb, et me võiksime tema elus olla esimaal ja ta tahab meid juhtida ja juhatada. Nii et Jumal õnnistab, see oli minu tänane sõnum, et lihtsalt juurduda Kristusesse, ajada oma juured sügavale, võtta Jumala sõna nendel päevadel, ma usun, meil on aega seisata, võtta Jumala sõna, lugeda Jumala sõna, mõtiskele selle üle, võtta kodus aega, palvetada, otsida Jumala palet. See on nii hea tegelikult, et Jumal võiks meil rääkida, Jumal võiks meil juhatada ja suunata.
olla lihtsalt osalus temaga ja võib-olla sa ei saa seda asja teha oma magamistoas. Mine välja jaluta ja lihtsalt kõnele Jumalaga, sest Jumal igatseb osalust oma lastega. See on nagu isa igatseb oma poega ja tütardega sellist osalust. Nii igatseb Jumal sinu ja minu kui tegelikult osalust. Ja mida enam mul on osalust, seda enam ta juhib ja juhatab ja seda enam ta õnnistab ka mind tegelikult. Nii et koos Jumalaga läbi nende raskete kohtade minna ei ole tegelikult raske, sest sa tead, et tema on sinuga ja kui ta viib sind, kui on ka raske koht, siis me peame teadma seda, et Jumal valitseb nendes rasketes kohtades. See ei ole mitte, tegelikult me arvame, et saatan on neid kuidagi rasketesse. Jumal valitseb tegelikult, aga ta tahab neid koolida ja vormida, et me võiksime olla treenitud ja tugevad. Nii et Jumal õnnistab. Aitäh. Amen. Amen. Aitäh tänu. See oli väga hea sõna. Ja Jumal on ustav ja tema valitseb, et koos temaga me saame läbi igasugustest raskustest ja kriisidest ja mis iganes sellistest asjadest. Ta on võimas. Aga nüüd saame meil ülistada ja issand lihtsalt tänasid selle sõna eest, mis me lihtsalt kuulsime ja ma tõesti palun, et see sõna lihtsalt läheks kasvama meie eludes, et tõesti, et see võiks nagu kuidagi olla üles ehitav meie jaoks ja lihtsalt kanda nagu viib ja siis ma tõesti tänasin lihtsalt kõige selle eest, mis juba on olnud ja ma tänasin ka selle lõpu eest ja Jeesus lihtsalt kui kellegi, kes vaatab, on mingi mure või probleem või mingi haigus või valu või mis iganes, siis Jeesuse nimel me kuulutame igasuguste murede ja probleemide üle täielikku lahendust Jeesuse nimel ja täielikku kordaminekut lihtsalt nende inimeste elude üle ja igasuguste haiguste ja igasuguste valude asjade üle me kuulutame Jeesuse Kristi nimel täielikku tervist. Jeesus, ma tänan, et vaene sellele mitte mingisugust meelevada meie eludes. Jeesus, ma tänan, et sina valitsed ja ma tänan, et me lihtsalt võime hoida oma silmi sinule, teada, et sina oled ustav, teada, et sa oled hea ja teada, et sina kannad hoolt meie eest ja teada, et me lihtsalt ei pea muretsema sellele pärast, mis toimub meie ümber, et me lihtsalt saame hoida oma lootust sinul, sest sina kannad meid läbi. Sa kannad meid läbi igast raskusest, igast mäest ja igast orgust ja lihtsalt Jeesus tõesti ma tänasid selle eest, et sa oled nii hea ja sa oled nii ustav. Tänan sulle kõige eest.
Jeesus, tänu